välja, aga ma ütleks selle aspekti pealt, viimasel ajal me oleme vist peaaegu iga nädal juba Postimehe veergudel oma asjadega. Ma siit naljatamisel ütlen, et ajakirjanik Priit Kuleviksist varsti saab pool oma valka juba Otepää valla kajastuste eest. Et see asi nüüd endab küll kindlasti jälle ajakirjandusse ja kui siin arvatakse, et nagu edaspidi on võimalik selliseid kuritegusid korda panna, siis Jaanus Parkalal, siis ma ise arvan, et selle 2 kuuga, mis valimisteni on jäänud, ei toimus enam mitte mingit revisjoni, on ainult audiitori otsuse kinnitamine, kui see audiitori otsus üldse kunagi Otepää valla jõuab, see alati hilineb näidatud. Nii et palun mõelda ka natukene Otepää valla maine peale, aga asjad vajavad aega lihtsalt arusaamiseks, et ma olen enne ütlenud, et tegelikult saab asju selgitada, esitada täiendavaid fakte ja võimalik, et seal ei olegi mingisugust küsimust, aga täna on ja siin. Kuhu ajakirjandus taga enne, kui lihtsalt vallavalitsus vastutada. See on ära paneb. palun. Mul on selline, kas on neid oli mingi ajaline piirang? On küll minut. Okei, see oli 5 minutiga. Te hästi lühidalt. Ja see minut hakkab jooksma nüüd siis. Palun selle protokollista ka. Et antud olukorras on ju täiesti selge, et see mulje, mis on jäänud revisjonikomisjoni liikme Jaanus Parkla tegevusest ja komisjoni tegevusest, et see on teatud selge sunnitus. Ja minu jaoks on valitud on need asjad, mis on, ütleme, poliitiliselt kasulikud ettevõttel. Kõrval on jäetud need asjad, mis oleks poliitiliselt kahjulikud. Minu arvates me oleme olukorras siiski, kus Jaanus Parkla puhul on olukord, mida võiks kokku võtta kitskärneriks. Aitäh. Aitäh, 42 sekundit. Ma järgmine kord pingutab rohkem. Usaldamise põhjuseks oli siis see, et on tekkinud pisut ebatavaline olukord, kus revisjonikomisjoni liige, kes on endine vallavanem, tänasel hetkel tegeleb ka asjade revideerimisega, mille eest ta ise on vastutav olnud. Et sellest tulenevalt ei tea me seda õigeks, et selline olukord jätkuks ja tuleks see olukord lõpetada ja valida revisjonikomisjoni liige. Selles mõttes ma volikogu liikmetest saan aru, et revisjonikomisjoni liikme umbusaldajaks on valitud kriminaalkuriteos süüdi mõistetud endine Puka vallavanem, kes on saanud ka kaitsepolitsei aastaraamatusse. See kõlab hästi. Aga kaudselt, jah, ega see küsimus oleks võinud tekkida siis, kui te valisite mind revisjonikomisjoni liikmeks, sest kõik asjad, mis on vallas üldse olemas, on seotud endise vallavanemaga või ka ametis oleva vallavanemaga, kes ju vastutab asju. Et sellisel juhul oleks võinud see kerkida ja oleks võinud siis öelda, et see plaan nagu ei päde, aga tõesti, revisjonikomisjoni aktis on kirjas, et vallavanem on ka möönnud, ka revisjoni aktis on mööndud, et vallavalitsus pole suutnud järelevalve kohustust täita piisava hoolsusega, et tõesti, kas seda järelevalvet piisava hoolsusega valvab vallavanem, valvab veel keegi, valvavad ametnikud, kes selle üle on pandud. Et eks seda näitab ju uurimine ja nagu teada on, et algatatud on ka antud juhtumil kriminaalmenetlus ja loodame, et eks see selgitab välja siis kõik siis süüdlased algusest lõpuni. Ma arvan, et kui võtta kõige suurem süüdlane vallavanem, siis ma ei saa aru, et miks siin ei ole siis umbusaldust praeguse vallavanema vastu, miks usaldatakse võib-olla finantsjuhti, võib-olla veel kedagi. Aga see on selline laiem teema, et igal juhul ma tänan volinikke, et volinikud on sellise küsimuse tõstatanud ja ma võin kinnitada, et ega volinikuna minu revideerimise innukus selle võrra juhugi ei vähene, et ma revisjonikomisjoni liige ei ole ja see
palun vaikust. häälte arvestus, kaitstus 13, kehtiv 10.